No ATV-d iseseisvalt on suuresti ikkagi ju lõbusõidumasinad. Ma arvan, et rohkem kasutatakse neid lõbusõiduks kui töö tegemiseks, aga kui sinna juurde panna lisaseadmed, lisavarustus, siis saab nendest tõsine tööloom. Räägime, mis on kõige populaarsemad ATV-de lisaseadmed? No teie messistendis on üsna kohe aru saada, et millised on 2 kõige populaarsemat lisaseadet ATV-de? Jah, meie messistendis on hetkel täna välja valitud 2 sorti tooteid, haagised ja lumesahad. Oleme see aasta koostööd tegemas Ramtex Grupiga, kes pakub siis lumesahkasid ATV-dele, UTV-dele ja Vemex Oy, kes pakub haagiseid ATV-dele ja UTV-dele. No haagised on teil väljas siin üsna mitu, igal ühel on mingi eripäev. Jaa, meil on 3 eri sorti haagisid täna siin väljas, 2-teljeline kalluraagis, 2-teljeline metsaveohaagis ja 1-teljeline kalluraagis. Räägi mõne sõnaga need erinevused peamiselt lahti. Peamised erinevused on kandevõimes. 1-teljeline kalluraagis kannab 500 kilo, 2-teljeline kalluraagis 1200 kilo ja metsaveohaagis, nagu nimigi ütleb, on metsa või võsa vedamiseks ja kuni 1500 kilogrammi kandevõimega. Meie põhiline fookus oma toodete puhul on alati modulaarsus, mis annab siis võimaluse oma toodet hiljem paremaks teha, arendada edasi. Samuti modulaarsus annab võimaluse, kui tekib mingi kahjustus haagisel või läheb midagi katki, siis on võimalik seda väga lihtsasti kodus vahetada. Räägime natuke nendest sahkadest ka. Need ilmselt on kõige esimesed asjad, mis juurde ostetakse, kui ATV olemas on. Jaa, lumesahk on kindlasti üks esimene lisavarustus, mis juurde soetatakse. Mis meie messiboksis väljas on väga tõsised tööloomad, töösahad. Sahkade juures on see teema, et erinevatel ATV-del, erinevatel kaubavärkidel on see külge ühendamine täitsa erinev. Ramtex Grupi sahkadel ongi välja töötatud erinevatele mudelitele erinevad kinnitused, küll aga saha endapoolsed kiirkinnitused on alati standardsed. Vaja läheb lihtsalt mudelipõhist adapterit, mis kinnitatakse masina külge. Ja sahad on loomulikult erineva suurusega, erineva laiusega, erineva kõrgusega. See on juba sellepärast nii, et ATV-d on erineva suurusega ja nende taluvuspiir on erinev, kui suurt sahka saab sinna ette panna. Ramtex Grupp teeb personaalselt tellimuse peale eri värvi, eri lahendust sahka, et tasub ühendust võtta ja uurida, mis värv kokku sobib. No seda laadi haagised on oma nimelt tõesti ATV haagised, aga mina ütleks, et ega need sobivad ka teiste tööriistade taha. Näiteks ma arvan, väike traktori taha käib selline haagis samamoodi suurepäraselt ja see on ka põhjus, miks mina oma silmad lahti hoian just sellise haagise suhtes.